Tere, mina olen Karl ja tänases videos vaatame me värviandurit. Värviandur on see andur siin ja sellega saab mõõta kas värvi või siis pinna heledust ja tumedust. Teeme siis lihtsa programmi, kus robot ütleb meile, mis värvi tema näeb. Selleks on meil vaja muidugi lülitit, mida me juba õppisime. Aga tekib probleem, lülitil on ainult 2 olekut. Tegelikult on neid rohkem. Kui me vahetame selle värvianduri peale ja võtame measure color ehk siis mõõda värvi, siis me saame talle rohkem lüliti olekuid anda. Muudame ta vaadet niimoodi, et oleks mugavam ja venitame ta siit veidi pikemaks. Selle plussmärgiga saame talle olekuid juurde panna. Klikingi siia siis neid üksjagu juurde. Ja nüüd vaatame, mis me saame teha. Näiteks siin on värv must. Me võime siia sisse panna helibloki, mis ütleb, et ta näeb musta. Võtame siit colors ja must on siin. See oleks siin tähendab, et robot värvi ei näegi. Siia sisse ärme midagi kirjutaga. Paneme siis 3. oleku, see on hetkel küsimärk, aga kui me siia peale klikime, me saame valida, mis värvile see olek vastab. Näiteks sinine. Ja samamoodi paneme siia sisse ka kõik teised värvid ja vastavad heliblokid. Nüüd, et programm töötaks, on vaja ühte detaili veel. See kõik peab olema luupi sees, et robot ikka pidevalt kontrolliks värve ja mitte ainult ühe korra. Nägite praegu, et panin selle ploki siia luupi sisse ja luup ei läinud piisavalt suureks. Aga seda saame ise parandada. Klikime luupile peale, saame ta siit ilusti suuremaks venitada. Proovime nüüd oma värviprogrammi. Okei, ma olen roboti pannud külili, et tema andur oleks ilusti kättesaadav. Ja nüüd ma kasutan seda värvidega plokki, et testida programmi. Näeme, et ta näeb värvi õigesti ainult teatud kaugusel. Üks asi muidugi praegu on see, et ütleb värve liiga kiiresti, aga seda saame lihtsasti parandada. Tuleme tagasi oma programmi ja võime siia lihtsalt panna ühe ooteploki, näiteks 2 sekundiga. Ja siis ei juhtu sellist asja. No nii. Vaatame siis ühte teist värvianduri olekut, milleks on heleduse ja tumeduse mõõtmine. Teen uue programmi siia ning võtame jälle switchi. Me saame siit valida jälle värvianduri, aga measure asemel valime compare ja saame võtta siit reflected light intensity ehk siis peegeldunud valguse tugevus. See on siis selline olek värvianduril, kus ta ise laseb valgust pinna peale ja ta mõõdab, kui palju valgusest tagasi põrkub. Mustal pinnalt põrkub peaaegu mitte üldsegi valgust, samas kui valge pind peegeldab päris palju valgust tagasi. Hetkel meil ongi siis siin, et kui on alla 50, juhtub üks asi ja kui on üle, siis juhtub teine asi. Seda me saaksime kasutada näiteks lihtsa joone jälgimise programmi tegemiseks. Kasutame selleks luupi ja lülitit. Ja siia sisse saame siis panna 2 mootoriplokki, kus ühel korral mootor pöörab ühele poole, aga teisel korral pöörab teisele poole. Siin läheb meil vaja ka ühte uut mootori olekut.
muidu oleme seni vaadanud olekuid, kus me määrame ära, kui palju mootor liigub, näiteks üks rattapööre. Aga on olemas ka selline olek, lihtsalt on, mis paneb mootorid lihtsalt tööle ja seejärel läheb programmiga edasi ja ei vaata, mis mootor teeb. See ongi, mida meil praegu vaja on, et robot saaks mootori tööle panna, siis ta jõuab teha järgmise kontrolli, kuidas nüüd on joonega, et kus see joon on. Ja siis saab jooksvalt parandada. Võtan roboti kiiruse allapoole, et robotil oleks siis täpsem joone peal käia. Ja vaatamegi siis, kuidas see programm töötab. Näeme, et sellise programmiga sõidab robot lõputult edasi. Aga mis siis, kui me tahame programmi mingil hetkel ära lõpetada? Me saame muidugi selle ise kinni panna, aga me saame kasutada ka roboti enda teisi andureid. Näiteks, kui me võtame selle loopi ja talle siia peale klikime, näeme, et see ütleb unlimited, lõpmatult. Aga siin on terve hulk valikuid ja sellega me saame määrata, millal see loop siis lõpeb. Näiteks võtame siit touch sensor ja state ja hetkel on see siis pressed. Ehk siis robot jälgib praeguse programmi puhul joont nii kaua, kuni ta puuteandurile miski otsa tuleb. Näiteks kui ta takistusele otsa sõidab. Üks asi, mis me veel märkasime, on, et robot pöörab kuidagi väga palju ja vähendame seda veidi. Võtame pööramise näiteks 35 ja -35 peale. Niimoodi on liikumine sujuvam ja robotil on väiksem võimalus joone pealt välja sõita. Vaatame, kuidas robot nüüd sõidab. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.